Tere, ilusat päeva ja veel viimane. Selle kursuse teema on võrguanalüsaator Wireshark ja mis see endast siis kujutab? Põhimõtteliselt on tegemist, Wireshark on tasuta ja avatud lähtekoodiga võrguanalüsaator, tegelikult on ta võimas tarkvara, millega saab siis jälgida ja analüüsida võrgu liiklust. See on kasulik tööriist nii automaatikutele, mehhatroonikutele, külmatehnika spetsialistid, kes vajavad süvitsi mõistmist võrguühenduste ja andmesideprotokollide toimimist. Tegemist on vabavaraga ja ta põhineb avatud lähtekoodil ja hetkel on ta üks paremini saadaval paketi analüsaatorid. Ja miks inimesed üldse kasutavad seda? Võrguadministraatorid kasutavad seda võrguprobleemide tõrkeotsinguks, võrguturbiinsenerid kasutavad seda turvaprobleemide uurimiseks, võrgurakenduste kontrollimiseks, arendajad kasutavad seda protokolli rakenduste silumiseks ja ka testimiseks. Meie vaatame seda, et kuidas me tunneme võrguprotokolle ja tegelikult Wireshark võib olla ka paljudes muudes olukordades abiks. Põhiline selle viimase teema ülesehitus on küll nüüd ülesandepõhine, et installite oma arvutisse, see saadaval on nii Unix kui Windows keskkonna jaoks, võimaldab jäädvustada reaalajas pakettandmeid võrguliidese kaudu. Esiteks me peame avama failid, tegelikult on olemas õppematerjali ilusti juhend ka, kuidas seda programmi installida. Importige paketid tekstifailides, mis sisaldavad paketi andmeid, kuvapaketid väga üksikasjaliku protokolli teabega, salvestage jäädvustatud paketi andmed, eksportige mõned või kõik paketid mitmes püüdmisfaili vormingus, filtreerige pakette paljude kriteeriumite alusel, otsige pakette paljude kriteeriumite alusel. Me saame pärast neid pakette filtrite põhjal värvida ja saame luua väga palju erinevaid statistikaid ja palju muud. Ja kuna ta on vabavara, siis ta võib edasi, areneb kogu aeg edasi. Siin on nüüd juhend, et mis on vaja teha, et me seda Wiresharki saaks alla laadida. Seesama juhend on olemas ka õppematerjalis, kus te endale saate selle programmi ilusti peale arvutisse installeerida. Siin on näha, et on kõik failid olemas, olenevalt operatsioonisüsteemist. Ja kui see on tehtud, mida siis on vaja teha, on vaja ta pärast allalaadimist installida ja kui on ta installitud, siis saategi põhimõtteliselt Wiresharki käivitada. Siin on toodud ilusti Wiresharki esmaseks konfiguratsiooniks, mida on vaja teha. See on ka meil ilusti õppematerjalis kirjas ja step by step. Muidugi, kellel on inglise keel väga hästi suus, siis kõik need materjalid on ilusti olemas ja põhimõtteliselt saame siin selle juhendi järgi, kui me aste-astmet edasi lähme, saame ka seda kasutada. Selleks, et Wiresharkist üldse mingit infot saada on, me peame looma kuvafiltrid. Ja selleks on palju erinevaid variante. Üks esimene asi, mida me kindlasti teha tahame, on IP-aadressi filtreerimine. Siin on meie juhend olemas, kui kellegi küsimus, mis IP-aadress on. Ma arvan, et selle teema on küll nüüd juba enda jaoks lahti mõtestatud, aga ka selle kohta on olemas abimaterjal. Siin on toodud näide, kuidas on võimalus lähte- ja sihtaadressi filtreerida,
kuidas on võimalus mitmeid IP-aadressi filtreerida nii vahemikke kui ka jupi kaupa. Ja noh, jälle näide, kuidas on seda kõige mugavam teha. Siis me saame Wiresharki kaudu ka filtreerida võrguliiklust mitte ainult IP-aadressil, vaid ka portide alusel. Portide filtreerimine on kasulik, et jälgida liiklust, mis on seotud konkreetse rakenduse teenusega, kuna paljud protokollid ja teenused kasutavad kindlaid pordinumbreid. Noh, näiteks siin on ilus näide, kuidas me saame DCP pordi 80, UDP pordi 53, DCP pordi 443 ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see annab meile alati päris hea ülevaate, kuidas meil on. Kas meil pordid on koormatud, kui me saame paralleelselt võtta kõik pordid, siis me näeme, et kus kohas meil on koormus suurem, kus on koormus väiksem. Siin on näiteks ettevõtte võrgustruktuur, jälgimine ja filtreerimine, et kuidas me saame kogu võrgu liiklust jälgida ja monitoorida. Muidugi tuleb öelda, on teatud nüansid kõike neid asju, mida me tahame alati vaadata, kuna ta võrguliiklust küll võiks öelda, et väga hullusti ei koorma, siis igasugused monitoorimisprogrammid on, ütleme, võrgu administreerimise seisukoha pealt ei ole väga head, kui seal 100 töötajat ja kõik skanneerivad ja vaatavad, mis meil võrgus toimub, siis see ka võib tekitada teatud probleeme. Wireshark võimaldab filtreerida võrguliiklust mitte ainult IP-aadressi portide põhiselt, vaid ka protokollide alusel. Me võime vaadata, et kuidas meil näiteks DCP, UDP või ICMP protokollidel liiklus toimub. See võimaldab anda meile ülevaade võrgu toimimisest ja aitab ka teinekord tõrkeotsinguid leida. Nii et selles mõttes on võimalikke variante, nii et. Ja siis tuleb jälle näited, kuidas neid porte, kuidas käib DCP, UDP filtreerimine. Kuidas toimub ICMP filtreerimine ja nii edasi. Nii et siin on ka hulgaliselt näiteid, nii et selles mõttes nende näited on kõik ka ülesandete puhul selged, on välja toodud, nii et siin meil tööd jätkub päris palju. Wireshark võimaldab ka mitte ainult IP-aadressi, pordid, protokollid, vaid saab ka konkreetseid andmevoogusid, mis liiguvad seadmete vahel, võimaldades detailset liikluse analüüsi. Ja see on tihti ka VLANide puhul päris tähtis protsess. Ja siin on ka jälle toodud see, et kuidas me neid põhimõtteliselt teha saame. Et kui soovite jälgida näiteks kõiki pakette, mis liiguvad järgmiselt IP-aadressilt ja sihtaadressi peale, siis need võimalused on olemas. Nii, mis siis veel? Ostnimede võimaldab filtreerida võrguliiklust ka ostnimede alusel, mis on eriti kasulik, kui soovite jälgida liiklust konkreetsete seadmete vahel ilma IP-aadresse meelde jätmata. Ostnime filtreerimine võib lihtsustada ka võrguadministraatorite ja analüütikute tööd, pakkudes lihtsamat ja intuitiivsemat viisi võrguliikluse jälgimiseks.
ja Firestark võimaldab ju filtreerida pakette, mis on seatud kindlasti kindlate hostname'idega ja see toimub läbi DNS-päringute, kus hostname'id tõlgitakse IP aadressideks. Jälgida kogu liiklust näiteks, mis on seotud hostname'iga server example.com ja siis seda liiklust ka jälgitakse. Nii et selles mõttes on meil hea ülevaade selle programmi näol olemas, me näeme kõik, mis meil võrgus ja toimub. Ja see oli niisugune nüüd viimane, see on küll nüüd hästi lühike tutvustav see, et kõik on kirjalikult, see materjal on olemas, kuidas Firestarki käima tõmmata, installida ja nii edasi, nii et kogu see pool on ilusti õppematerjalis kirjas. Ja sellega on meie see kursuse loengusükli pool läbi. Kui teil on küsimusi, on olemas foorumid, kindlasti iga teema lõpus testid, need palun ära täita. Ja ma arvan, et teie saate päris niisuguse kena ülevaate, mis see siis tööstus IT turvalisus ja milliseid võtteid seal kasutatakse, et meil see turvalisusega oleks ettevõttes kõik korras. Ja tänan tähelepanu eest.